Tervist! Nagu te kõik teate, on jaanipäev loetud päevade kaugusel ja igasugused erinevad YouTube'i kanalid postitavad klassikalisi ja traditsioonilisi šašlõki tegemisõpetusi. Käisin ka poes, tõin kaela karbonaadi. Hakkame tegema natuke teistmoodi, mitte klassikalist, kuigi paneme törts seda klassikat ka sinna sisse, vaatame. Ühesõnaga, teeme natuke teistmoodi, kasutame keefiri ja võib-olla paneme sinna, teeme siis 2 ja 2 ehk siis kilo ja ühte paneme äädikat ja teist paneme sidrunimahla. Aga hakkame ühest otsast pihta ja vaatame, mis sinna sisse võiks siis minna. Sidrun, sool, keefir, liha, maitsetaimed, petersel, dill, mõned piprad, erinevad, võib-olla ühtemoodi, kuidas tahate. Loomulikult ei saa ära unustada sibulat. Aga mis ma siin pikalt seletan, hakkame ühest otsast minema ja vaatame, kuidas see asi siis välja tuleb. Nagu mainitud sai, on mul seda liha 2 kilo. Ma teen ta kraanikausi juures lahti, et seda asja siis teha 50 ja 50, lõikame ta siis kenasti kuskilt pooleks. Nii, selle tõstan hetkeks eemale ja lõikame siis siuksed mõnusad sellised tükid, mida on hea süüa ja mõnus grillida. Siuksed. Äkki selle võiks teha niimoodi. Kui lihad on lõigatud ja ära jagatud, võtame ette sibulad. Siuke 5-6 tükki ratasteks ja kaussi. Sibul on nüüd ratasteks lõigatud. Ja nüüd peaks hakkama tegelikult sibulat kätega purustama ja pressima. Aga lisame natukene soola siia sibulatele juurde. Ja pressime sibulat puruks ehk mahlad välja. Tundub, et oleme jõudnud nii kaugele, et hakkab vist valmis saama, sest pean tunnistama, silmad jooksevad veidikene vett. Ja nüüd, kuna ma teen 2 erinevat, nagu ma teile juba ütlesin, siis ma jagan selle sibula koguse ära pool ühele ja pool teisele tõstan liha juurde. Võtan ühe kausi ette ja segan liha läbi selle sibulaga ka siit. Ja liigume edasi järgmiste tegevuste juurde. Aga nüüd on vast hetk käes, kus võiks seda lihaga maitsestada ja vastavalt siis eelistustele. Sool, maitse järgi. Ja paneme ka siis musta pipart. Samamoodi, kuidas keegi tunneb. Maitse järgi. Ma panen siia veel veidikene. Ja segame uuesti läbi. Jällegist mul on 2 kaussi,
kuhu ma siis hakin pool tilli ja teise poole peterselli. Ma arvan, et need varred võib ka rahulikult ära kasutada. Nii, pool läheb siis siia kaussi ja teise poole ma panen teise kaussi. Sinna hakkame siis marinaadi sisse tegema. Noaga nüüd peterselliga täpselt samamoodi. Peterselli mul on tegelikult 2 peotäit või 2 kimpu. Et need ma panen üks siia ja teise panen kohe teise. Nii, mul on välja mõõdetud nüüd 500 milliliitrit kefiri. Sinna lisame 1 supilusikatäie suhkrut, natukene soola, üks supilusikatäis äädikat. Läks tilk rohkem kui 1. Ei ole vast hullu, segame läbi selle. Väga palju ei taha panna. Paneme veel veidike pipat ka. Segame läbi. Paneme siia sellisesse kaussi, mis on kõrvaga. Paneme siis äädika marinaadiga. Paneme maitserohelise siia ilusti peale ja valame keefiri ka peale. Loomulikult segame läbi kõik segamini. Sellega peaks olema ühel pool ilusti, kõik on kaetud. Nüüd jõudsime probleemi otsa, kuna liitrises pakendis on 900 milliliitrit keefiri. Nii et kõigile teadmiseks siis, et on sellised lood. Ei ole pool liitrit, vaid on 400 milliliitrit. Nii et sama asi. Suhkur. Supilusikatäis suhkrut. Näpuotsaga soola. Pipart. Ja nüüd võtame sidruni. Teeme pooleks. Ja pigistame siia sisse. Juurde ta natuke rohkem on kui supilusikatäis, aga ei ole vast hullu sellest. Järjekordselt segame läbi. Võtame teise lihad. Paneme maitserohelise siia peale. Ja keefir ka. Segame läbi. Lihad on marineeritud. Paneme kaaned peale. Äädikaga siis oli selline karp meil. Nüüd 24 tunniks külmkappi marineeruma. Järgmine hetk. Vaatame juba grilli juures, kuidas siis üks või teine maitseb. Möödas on 24 tundi. Lihad on olnud ilusti marinaadis. Tegelikult ma võtsin nad tund aega tagasi külmkapist välja. Siin, nagu siis mäletame, oli äädikaga šašlõkk. Siin oli sidrunimahlaga šašlõkk.
Teeme nüüd niimoodi, et paneme siit ühe varda ja siit ühe varda, paneme nad grillile ja vaatame siis, mis maitsega nad on. Nagu ikka, kasutan selliseid vardaid. Proovime siis liha panna vardasse. Paneme siit ka ühe varda kokku. Nii. Ja ega nüüd ei jäägi muud üle, kui panna need grilli peale. Grill on kenasti temperatuuril. Jätame siis meelde, parempoolne on äädikaga ja vasakpoolne nüüd on ilma äädikata. Olemegi nii kaugel, et lihad on valminud. Võtame maha selle äädikaga šašlõki ja paneme selle siia rohelisse termosesse. Gaas peale ja kõrvale. Sidrunimahlaga šašlõki paneme siia. Lasen neil hetke tõmmata ja siis maitseme, mis maitsega, mis on. Olemegi siis lõpptulemuse juures. Maitseme ära. See oli siis meil äädikaga šašlõkk. Võtame siit ühe tüki. Ja siin oli sidruni happega või mahlaga. Võtame siit ka ühe tüki. Kumba ma siis enne maitsen. No proovime äädikaga. Vaatame, mis ta endast kujutab. Väga mõnus, pehme. Tiba võiks olla rohkem soola, aga seda saab õnneks alati lisada. Äädikat ei ole tunda. Seega proovime seda teist siis. Ütleks, et mõlemad on väga head. Mõlemad on pehmed, mahlased, küpsesid suht sarnaselt, aegselt. Ma ei oskagi öelda, tehke kumba soovite, sest et äädika maitset tunda ei ole, liha pole ära tapnud. Väga maitsvad on mõlemad, nii et ükskõik kumma te valite. Lõpptulemus on väga maitsev, mahlane, oleneb loomulikult, kuidas on grillitud. Nii et kaunist lähenevat jaani teile kõigile. Pange videole pöial, kui meeldis, tellige kanal, sest et sellist toidukraami on tulemas veel ja küll. Kaunist lähenevat jaani teile kõigile ja näeme juba järgmises videos. Tšau!